Kolmapäeva hommikul startinud üle-eestilistel liiklustalgutel võis sõidukiirust mõõtvaid politseinikke kohata nii seal, kus autojuhid tihtipeale piirkiirust ületavad, kui ka kohtades, kus mootorimüra sootuks puudus. Praegu on patrullid paigutatud laiali. Nüüd osaleb siin kokku 28 politseiametnikku ja kontrollime ära 68 kohta. Et see on jaotatud ööpäeva peale laiali, et erinevatel aegadel erinevates kohtades on politseinikud, kes mõõdavad kiirust. Liiklustalgute eel said inimesed politseile teada anda nendest teelõikudest, kus autojuhid kipuvad lubatud sõidukiirust ületama või kus tuleks liikluskorraldust turvalisemaks muuta. Ja seda võimalust kasutati varmalt. Üle Eesti oli neid kohti 1600, kus inimesed nägid, et võib mingi probleem olla, et kas politsei peaks sekkuma või keegi teine. Ja me käime kontrollime et kohad üle, et kas me võtame need edaspidigi liiklusjärelevalve alla või näiteks anname selle info kas Maanteeametile või kohalikule omavalitsusele, juhul kui on näiteks vaja paigaldada mingi märk või mingi muu liikluskorraldusvahend. Et niimoodi see töö käib. Et alati ei ole probleemide selles, et liikluseeskirja rikutakse, vaid lihtsalt eeskirja tuleks seal mõnes kohas lihtsalt kohandada. Jah, täpselt, et kui on võimalik, siis kas paigaldada mingi märk, mingi teepiire, mis võimaldab äkki seda liiklusohutust teistmoodi tagada. Milline on aga liikluspilt Kagu-Eesti teedel? Ta on enam-vähem aastate lõikes sama olnud. Et ei ole märgatavat paranemist, aga ei ole olukord ka halvemaks läinud. Et eelmise aastaga võrreldes on mõnevõrra vähenenud joobesjuhtide arv, aga kiiruse ületamise ajad on tegelikult alles ees, et panengi südamele seda inimestele, et ilusate ilmadega jälgiga ikkagi spidomeetrit, et tunne vetab, et vaadake spidomeetrit, et autod lähevad järjest kiiremaks ja ohutumaks, vaiksemaks ja inimene ei arvagi, et kui kiiresti ta sõidab, kui ta ei jälgi seda kiirusmõõtu. No varsti tulevad teedele ka täitsa juhita sõiduautod. Jah, eks see on kindlasti uus asi kõigile, et ka politseile.